Näed seda või? Ainult jaanipäeviti on tšekid nii pikad. Mida muhvi? Täna hakkame siis kõikide OG influencerite ehk siis muusikute tooteid testima, mis nad on selleks suveks välja lasknud. Aga kõigepealt asume ilusti teele, pakime terve selle kodu kaasa ja sõidame Tallinnast minema. Ma oskan väga hästi pakkida, on ju. Viskas siin asjad sinna sisse praegu. Seda on näha. Mina olen arvanud seda, kui mu isa, nagu kui me reisile lähme, ta ikka teeb. Ta võib mängib Tetrist. Nagu nii ilusti pakib ära. No ilmselgelt see valinud omale meest isa järgi praegust. Nagu lubatud sai, siis alustame kohe nende toodete mitte reklaamimist, vaid proovimist. Need kõik tooted olen ma ise ostnud, mitte keegi pole mulle mitte midagi saatnud, keegi pole mitte midagi kunagi mulle öelnud, et joo, palun pane sisse. Olen väga professionaalsed siinkohal, siis kõigepealt, kes pääsevad sellele tootele ligi. Üsna nagu accessible toode, selles mõttes, et ta on fairly odav, ta ei ole ülikallis. Lõhnab nagu Hustler, mäletad niisugune asi oli nagu kunagi nagu Hustler või? Ma pole starterit ka nii kaua aega olnud, ma mäletan. Ta on küll hästi hapuk, ta on tõesti hästi hapukas. Tal on omamoodi sensatsioon olemas, aga kas ma nüüd nagu seda sensatsiooni otsiks kogu aeg? Lapsepõlve meenutab, ma mäletan esimest korda, esimene energiajook oli starter ja see on niisugune hapuka laksuga. Ma varastasin enne starterit Vensala ja andis mulle üldse ära emale ütle. Accessibility'st võtame ühe punni maha, sest et kõik inimesed ei saa seda juua. Tervislikkus. Ei, nagu selles mõttes... Ja me teeme saadet, toode, ta näeb ilus välja, mis ma tahan öelda, brändingut tahaks kõina. Bränding on rämmaril nagu ilus. Tead, kui see starterit poleks halda, oleks palju ilusam. Tahaks võidnud lihtsalt rämmari energiajook. Ja selles mõttes nagu ära, ma ei viska seda mitte mingi lool. See hapukus võibolt mulle nagu nii väga ei istu. Tubli koolipoisi 3 ütleks selle koha pealt. Minu meelest kohvi on ka väga hea valik energiajoogiks. Oh my god, miks mitte keegi nagu ei ole kohvi Eestis ära teinud? Või on või? Ei ole ju. Oota, niimoodi hakkad sõitma, ma ei ole siin. Marti suumi kurge, Marti palun suumi siin kurge, aitäh. Esimene peatus Tartus. Tosool on vist otsa saanud selles autos, mis tähendas seda, et me oleme higistanud terve tee siin, nagu oleks väljas olnud. Lähme vaatame, mis me veel leiame, mida me saame review'da siin nüüd siis. Suur plaan oli minna osta seda nina-jäätist, vanillat ninna. Aga nagu näete, siis tõesti järjekord on meil, rahvamass on hullumas. Õnneks siin on 2 poodi, saime grillsöega kätte ja vanillat ninna. Kusjuures tundub, et nagu bränding on sama vana, nagu see eelnevalt on olnud. 5 süsi võiks ka välja tulla, ma arvan. Ariadne süsi. Lõpeta ära. Teate, ma ei mäleta. Millal mina viimati oleks söönud seda, sest ma ei ole väga suur jäätiste sõber, kuna ütleme niimoodi, mul on kerge laktoosid talumatus, aga teie jaoks ma teen seda. Mul on kurb meel, et mitte ükski niisugune muusik pole veel teinud piimavaba jäätist. Näeb välja selline, nagu ma mäletan, et ta välja näeb. Selline hea lapsepõlv. Ma ei oleks arvanud, et ma nii hästi see mulle maitseb päriselt ka. Oh my god! Ma ütlen, ma viskan pool ära, aga nagu wow. See šokolaad on eriti hea. See oli nagu kõige tühjaks ostetum jäätis. Üks asi veel. Ma ei tea, kas te teate, aga linnalegendid räägivad, et vanilla-ninna tüdrukud ei saa mitte midagi sellest, vaid see on selle õiguse müüsid nad kaua aega tagasi maha. Siin kopikate eest võrreldes, kui palju jäätist on müüdud nende nime alt. Accessibility. Kõik saavad seda, kõik igas vanuses inimesed pääsevad ligi. Väga hea. Ainuke miinus. Inimesed, kellel on laktoosi talumatus, ei saa seda teha. Nii et selle koha pealt võtame pool punkti maha. 4,5. Väga tugev asi. Ei ütle sulle tere. Miks? Mida sa diskrimineerid? This weather Boston, jah? Mis need kontsaga topsid või? Jah, vaata, ma olen sinuga. Kuidas sa räägi mulle? 30 kraadi ja... Mul on nende kohta küsimus. Esiteks, ma saan aru, et need on nagu varba vahepeal jätud, aga siis miks sul on sokid jalas? Ja jõulusokid! Ma üritan uus trendsetter olla, ma katsetan veits vaata, mis läheb inimestele, mis mitte vaata. Päeva küsimus, kas on okei kanda jaanipäeval jõulusokke? Tead, mida need meenutavad? Mul meenutavad need kaamli. Vai, Henri on uued kalad võtnud. Ärme seda info luupusin vaata.
vai. Nendega on palju lihtsam vaata, et ei ole see, et väike õde tuleb toppa, vaata, et topib sinna sai akvaariumisse või noh, siin toite aukudesse või. Et seda muret ei ole vaata. Ei tea, kelle staari, mis muusiku maasikad need on seal? Ooh, I love your taste. La 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 la. All of my tongue I want it. Jõudsimegi ilusti kohale, et teate, ma vist pole mitte kunagi paremat kohta suutnud välja otsida. Ma imestan, et selline koht on jaanide ajal nagu täiesti saadaval. Teeme teile kiiresti suure majatuuriga ära. Suur. Wow. Living room, chill area. See on meil väike rannamaja hakkab toimuma siin. Keegi suksuta ja aknad ei pese. Nagu näed, tegelikult me oleme meie köögis. Väga vinge. Need banaalid on ka jumala õudust. On Auf Wiedersehen juba jah. Okei, siin on kõik asjad olemas. Nõudepesumasin on nüüd puudu. Nõusid tuleb ise pesta, aga äkki selle elame üle. Niiviisi, tuba numero 1. Vihtlemine ja saunamehe kasutamine on meil keelatud, aga saun. Ilmselt sauna meil ei lähe vaja siin. Trepike siit ülesse. Kui me siit lähme nüüd niimoodi tipa-tapa. Lähme paremalt poolt hakkame tulema. Siin on siis tuba number 1. Tuba number 2. Tegelikult on juba tuba number 4, sest alla oli ka veel üks lisatuba. Don't mind me. Aga see on nüüd see tuba, mida meie tahaks endale võtta, aga me oleme niisugused viisakad. Ootame need ära. Või tegelikult nagu, kuna mina olen Astlinud, siis ma tunnen, et mul oleks väike õigus võtta, et kuna ma olen pidanud helistama ja möllama ja keegi pole iseenesest mulle veel ju raha ära maksnud. Siin on nii hea valgus, siin on ülevalt tulevad need asjad ja kõik on niisugune diffused. Nii mõnus. Ja lebo. No nüüd kohustuslikud droonikaadrid ka. Drooni minu oma pole. Mul anti laenuks see fotopointi poolt, nii et see on vist ainuke vlog sel suvel, millal te näete neid. Sa ei saa medala vääristada kaameras hetkel. Marial on lõunapoos, me ei mängi. Mitu korda te suutsite palli kõksida ühelt teisele? 4 või 3. Wow! 4 peale jõudsite lausa või? Tead, sa oled praegu väga toksik. Sa oled väga fucking toksik. Kas see mitte ole ühe? 4 peale saite. Saate aru või? Piinlik. Ei ole üldse piinlik. Ei, mul on sinu pärast piinlik. Sa oled nii toksik lihtsalt. Meie siin harjutame. Kusagil peab alustama, eks ole? Sa tuled hommikul ja ründad kohe. Sa ei saa aru, Liina. See on lihtsalt nunnu, mida te üritate teha. Mitte toksik. Sina oled toksik, meie ei ole toksik, sina oled toksik. Ma ei ole kuidagi toksik. Kusagil peab alustama. Ma nõustungi, jaa. Meie oleme tõsised sulgpallisportlased ja tema ütleb meile nunnu. Õudne. Hommikul sükest attituudi, siis Marti Adlikult saamegi, jah? Kalad. See kala tegi nii suure nagu sulpsu, nagu see eks mingi fucking lohne, eks ma olen... Joo, vaata. Vaata, nad on retkel. Vaata, nad on retkel, näed. Vaata, nad on rida lähevad. Kui kinni te olete? Mida asja te ajate? Eile juba vaatasime, et kalad on siin ja ma rääkisin, Liina. Aga vaata, nad on nii aktiivsed täna, näed või? Nad on aktiivsed nagu meie, mängime sulgpalli. No nii, läheb. Ära filmi! Vaatame nüüd Liina sooritust. No tuleb 4 ära või? Op! Tubli! Hea töö! Me natuke tegime nalja. Liina, kas sa oled päriselt mu peale pahane või? Ma hoiasin sinuga. Igal juhul siin on igal pool parmud ja Liina vastas, kuna siin on tiik on ju, et meil on siin konnakullesed ja mingid konnad hüppavad ringi, siis ta mingi looduslapsena ta tahab lihtsalt nendega kommunikeerida ja siin on meil üks kohn, keda ta üritas sööta siin sellega nende parmudega, mis me oleme siin maha löönud, aga nüüd ta vist avastas, et siin vee ääres, kui päike välja tuli, on neid parme palju rohkem ja nendega peab tegelema, siis mina lähen ära, väga fun on, vibes on maksimum, niisugune mõnus. Puhkus vibes. Ma ei saa aru, miks ma üldse vlogingi praegust.
No nii, 3 päeva on möödas nagu naksti. Kuidas jaanid läksid? Väga mõnusalt, meeleolekalt. Me kuidagi ei arvanud, et me kuidagi isegi sinna Pühajärvele lähme. Aga ma olin positiivselt üllatunud. Kus me Pühakale jõudsime? Me oleme siin tegelikult üsna lähedal ja ma ei tea, kas teate, Ago ja Hugo mõlemad on kartuunist. Kartuunil tuli koos Nubluga lugu välja. Hugo ja Ago sebisid meile piletid, et me saime backstage'is olla, selle eest pidime me maksma aga natukene ka lõivu. See lõiv ei olnud tegelikult mitte midagi nii erilist. Me saime võimaluse puhuda täis neid floatisid ja lõpuks läksime ja viskasime ise need karahvasekka. Kahjuks mul sellest kaadrit pole, kuidas me seda viskamist tegime. Jällegi, aitäh kõigile, kes tegid selle olukorra ka nii vahvaks ja kõikidele sõpradele, keda nägime. Kaine inimese update ka. Ma olin terve selle möllu siin Kainega. Ma olin Kaine rool, kes siis sõidutas inimesi. Ja pean ütlema, et mul oli äärmiselt üle ootuste lõbus Kainena. Ma ei pidanud mitte midagi joomast, ma seadsin endale vibe'i paika, läksin kohale ja pooled inimesed kindlasti arvasid, et ma olen meie seltskonnas kõige sodim liige. Aga ma olin täiesti full Kaine. Kokkuvõtteks, ma olen terve selle aja siin suur vibe'i politsei olnud, sellepärast, et ma olen Kaine, aga ma olen öelnud, et kõigil peab hea tuju olema ja väga hea. Eile õhtul sai kõik võetud kokku ilusa saunaga ka veel. Mõnus. Raske on siit isegi ära minna, teate. Aga mis teha, täna tuleb asjad kokku pakkida ja Tallinna poole tagasi sõita ja asuda tagasi siis ka leida siis mõni toode, mida me saame siis arvustada. Just nimelt! Let's go! Kõige tähtsam asi unustasin ära ju, issand jumal küll. Fotopoint andis mulle selle drooniga kaasa, et ma lennutaksin vahepeal drooni, aga ma unustasin SD-kaardi täiesti maha, mis sinna käib. Kui ma selle oma telefoniga ära ühendasin, siis ta ütles mulle unsupported device. Proovisime Liina telefoniga, ka ei töötanud, nii et drooni me ei lennutanudki, mis on võib-olla tore, et ei olnud mingisuguseid lisapingeid siin. No siin oleks küll olnud hea drooni lennutada. Vaata, mu pea on morfitud, näed või? Vaata. Mul käis seljast raks lägipiga, kui sa mulle peale õppusid. Liina on kiropraktik. Oled excited, me saame varsti näidata kiropraktikat. Teate, me jõudsime koju, ma peaks PlayStationi välja loosima. Kas sa oled kunagi tundnud, et sa tahaks puhkusest puhkust või? Alati. Me peame veel midagi neid asju ka proovima. Ei oleks. Millega me tegeleme? Me vlogime, ei saa alla anda. Kuulge, laupäev on tänane päev, mil me saabusime tagasi Tallinnasse ja me kõnnime ringi äärmiselt tühjas Tallinnas, kui me võrdleme seda sellele nii-öelda tavapärasele melule, mis siin on. See on väike, tõesti välja nagu väike koolipoiss. Mis tahab? On aeg. Unboxing. Ma mõtlen enaks. Aga no see ei tule ära siit. Ja ma nüüd saan. Oota, ma korjan kokku ka selle sodise vahele. Sony Music. On aeg suunduda kosmoseavarustesse, sest Doja Cati kauaatatud uus album Planet Her on lõpuks siin ja lennutab meid kõik ühele naiselikule vägetäis planeedile. Oh my god. Oh my god. Sest aru, need on täpselt need Nixi asjad, mida mul veel ei ole. Ja need värvid eyelinerid ka, mida mul veel ei ole. Et kus on võimalik, et sa midagi uut üldse saad või? Ei, lihtsalt Nixi. No ei. Okei, väga tuus. Nii, mis endast Nii coolid. Ei, sa saad need küünelimiga peale panna endale. Thank you, Sony. Hei, hopsti. Kas meil on vastu valgust või? Meil on probleem. Murdus alt ära. Selline vahva asi nagu ratas. Ma ei tea, miks. Ilmselt on kilokaloreid. Ja kõiki asju on juurde tulnud. Palun! Ma ei taha su vuntse. Bella, palun mine ära. Mine ära, palun. See on väga halb, kui sina siit midagi kuidagi moodi piitsad. Nii nunnu kadar. Kaua ma seda hoidma siin pean? Kas üldse nagu... Ma arvan, et inimesed mõtlevad, et see vend on opakas. See jää kinni siia. No. Midagi hakkab kinni vist tegelikult. Ei, vist ikkagi hakkab. Ma vist alahindasin seda pulli. Ikka paneme. No vaatame, tuleme homme tagasi, kas see toimib üldse või ei toimi. Nonii, 24 tundi on möödas. Me tegelikult ei ole 24 tundi. 12 tundi on möödas, aeg on käes. Liina, võta kaamera. See vist. Ai, ära raputa niimoodi. Nüüd sa tõmbad küll see... Ega sa niisama tooliga ka niimoodi ei tee ju. Ma lihtsalt kontrollisin, muidu ma panen mäsa. See oli nii ootamatu praegu. Muidugi, kes see teeb niimoodi enne
küsin selleks niikuinii, kurat küll. Okei, see polnud põhiosa sellest vlogist, me pole ikka veel tupsu teinud. Aga me ei ole tegelikult ühte asja teinud ka, mis mulle väga meeldib. Üks jäätis. Ja meil on selleks ka külaline. She's so pretty. Hello. Hei hopsti, tutvusta ennast. Pika. Vist kõige kuulsam inimene, kes meil siin nagu ütleme jälgete. Kas ma olen kõige kuulus? Jaa, sa oled nagu numbrite poolest oled sa minu vlogis kõige kuulsam inimene. 600 000. Ja seepärast 500 000. 500 000 peaaegu 600. Almost. Ja seepärast mul on hea meel tegelikult, et tema tuleb, sest me vaatame teise Eesti kõige kuulsama laulja, ma võib öelda, laulja, räppar, jäätist testime. Kui sa vaatad sellele peale, mis sa arvad brändist? Kas bränd on atraktiivne? Atraktiiv ja seal on koer, see on nii inimene, nagu sa tead, kes see on. Kas sa tead, kes ta on? Jah. Kas sulle meeldivad Nublu-lood? Jah. Sa ei pea valetama, see on okei. Ma ei valeta. Marti, pane teile inimesi piinlikusse olukorda. Ja ma olen kuulnud für Oksane, siis croissandid. Väga tore. Okei, armastad teda lausa või? No, äkki. Aga sa oled ju teiken, on ju? Jah. No, siis... Mitte sellisel viisil. No mina ei tea, kuidas noored tüdrukud vaatavad neid nagu muusikuid. Ma olen kuulnud, kuidas sina nagu... Ainult Maneskinni vaadatakse niimoodi. Okei, Maneskinni, okei. Mina omalt poolt ütleks siis niimoodi, et mulle tegelikult Nublu puhul tal prillid on nii tugev minu meelest brand statement, et tema pilt ei peaks siin olema. Ma tunnen, et kui me võtaks selle ära, siis see töötaks ka väga hästi. Accessibility, kõik saavad seda süüa, välja arvatud laktoosi tolerantsed inimesed. Pool punkti juba selle pealt maha, et loodetavasti Nublu järgmine aasta loodame saada laktoosivaba jäätist äkki või siis lausa veganitele varianti. Koorejäätis piimašokolaadi maitse täidisega šokolaadi küpsistega glasuuris. Põhimõtteliselt sama jäätis ainult karamelli ja riisipallikestega. Riisipallid. Let me try. Ma olen seda söönud, see on väga hea. Mulle see maitses. Really? Ja see riisipallid on väga hea edition. Kui mina seda esimest korda sõin, siis ma mõtlesin, et mul tuli kadedus peale. Ma tahaks ise nii head jäätist teha. See on mu go-to jäätis tegelikult. No. Kas on parem kui Vanilla Ninja? Sellel on Vanilla Ninjat on tunda siin sees. See on sarnane sellele. Aga see on parem sellepärast, et Vanilla Ninjal ei ole seda sees. Siin me jõuame kohe selleni, kus me saame ammustada selle šokolaadi seest, mis on jäätiste puhul kõige parem innovatsioon minu meelest üldse. Ma tahaks maksimumpunktid anda, aga kuna veganid ja need inimesed, kes piima ei saa süüa, tegelikult ma ei tohiks ka süüa, sest mul on väike, ma lasen puuksu pärast. Aga ma söön ikkagi, ma ütlen 4,5 punni sellele, see on väga hea. Pika sotsiaalmeedia ka alla descriptionisse kirja, kui te esimest korda näete. Väga tore, et TikTok'e teeb tütelab. Ma üritasin terve aeg rääkida, et hakkaks YouTube'i ka tegema. Või te võite minna ka öelda, et kommenteerige alla. Ja, kui te näete teda TikTok'is, mingi öelge, et Marti saatis ja käskisid tuleb hakata YouTube'i tegema. PlayStation tuleb kohe tagasi selle, mis ma kellelegi teile välja loosin siin nüüd kohe. Väga meeldib. Niiviisi. Siin on see salajane pakend. Siin on konsooli ilusti sees, 2 pulti ja siis on need PSN-i kaardid, juhtmed, kõik asjad siin olemas. Hei hopsti, Kentucky lõvid, ma käisin vahepeal siin juuksuris ka, nagu näete. Ma ei tea, vaata, kuidas ma nüüd näitan teile nüüd, vaadake siit. Siit te näete niimoodi. Ma olen endale mulletit kasvatamas. Liinale väga see mõte ei meeldi, ta nutab teises toas selle pärast juba, aga palun ärge teie olge nii kriitilised ja elage minu suurele soovile kaasa. Kanda ükskord elus mulletit, ma arvan, et see on iga mehe kohus. Mul ei ole mulleti vastu midagi, mulle see vahepealne faas ei meeldi. Te nägite, et ma sain PlayStationi kätte. Väike update selle koha pealt. Kohe me loosime selle välja. Kuna mängude kätte saamine oli praegu natuke raske, just need samad, mida mina tahtsin teile nii-öelda kinkida. Võitja saab 100 euro eest neid koode ja saab ise valida endale need mängud, mida ta mängida tahaks. Enne veel, kui ma selle välja loosin, ma tahan tegelikult teid kõiki tänada. Ma lugesin kõik läbi. Võibalt ma peaks minema uuesti algusest lõpuni vaatama läbi. Kindlasti mul jäi midagi, kas 2 silma vahele. Nii tore on näha, et te kõik elate mulle kaasa ja seepärast tegelikult ma tahan juulikuu vältel jälle samamoodi teile tagasi anda ja teid innustama, kommenteerima mu videot alla. Nii et ma ei anna küll PlayStationid iga vlog välja, vaid ma annan siis 20 eurot ka siis kinkekaardina või ükskõik mingisuguses väärtuses selleks, et seda võita. Tee kindlaks, et sa oled subscribe-inud, like'i seda videot, jäta alla kommentaar. Siin on see siis start raffle and pick winner. Minu endamad ka, sest ma olen siin replynud teile. No rest cops, väga vaib vend oled. Sina oled võitnud.
ma võtan sinuga ühendust ja siis me teeme selgeks, kuidas sina selle oma võidu kätte saad. Commitment on meil laes, oleme teel praegu bensukasse, et võtta meie viimane review item. Lähme nüüd selle tupsu järgi, ma ei taha väga seda teha. Noored, kui teil on vähegi võimalik, hoidke nikotiinist eemale ja kel on juba sõltuvus, siis sucks to be you, I guess. Sest et see on rahaliselt ka juba nii suur kaotus. Igal juhul lähme vaatame, kus me leiame selle kuskilt. Tervist. Tere. Kas teil rämmar snussi ka müüakse? 5- oma ei ole, jah? Okei, suured tänud, aitäh! Kuulge, õnneks läks vist. Siinkohal peamegi vlogi lõpetama. Ja näeme järgmisel nädalal. Peace! Oota, aga mis mõttes neil pole distributioniga tegelikult? Kas see on mingi maa-alune kraam või? Kust ma seda, kust, never mind.